ja jõuame äkki otsapidi kuidagi sinnamaani, et kuidas sa selle esimese jala sinna luksusjahinduse ukse vahele said? Teeme nii. Ma ütlen siit siis ka tere kõikidele kuulajatele, vaatajatele, et hommikul siin juba Krisile jagasin, et mul oli täna natuke selline eksamile tuleku tunne, et vaatasin ka selle oma kondikava üle ja vaatasin selle kava üle, mis me koos koostasime ja siis lugesin oma mingeid artikleid ja kirjutusi ja tegin veel märkmeid juurde, et täitsa sükene terve ärevus oli nagu sees, sest tegelikult ma ei ole nendest teemadest avalikult ja eesti keeles mitte kunagi rääkinud. Aga miks? Seal on erinevaid põhjuseid olnud. Ma arvan, et selleks, et rääkida mingitest asjadest, pead sa nagu ise kohal olema, sa pead olema kohal nii oma peas ja sa pead olema kohal ka füüsiliselt siin Eestis. Et tegelikult merelaevandus erinevates vormides on mind ikkagi niimoodi 20 aastat miinusmaksud on ju, on selles mõttes mind Eestist ära viinud, et mõned lepingud olid nii, et ma olin teinekord 11 kuud korraga nagu merel. Või Eestist ära ja siis tekkiski selline turistitunne siin kodumaal ja muidugi inimesed küsivad, et mis sa teed ja eriti kui nüüd jahinduses juba olen olnud, et rohkem nagu sellest alast teada saada. Seda on kõike nagu nii palju ja oma valdkonnas ongi olnud artikleid, on olnud podcaste, aga seal ma ei pea seda tausta nagu andma. Ja võib-olla see ongi, et miks nagu täna hommikul ma tundsin, et natuke tahab teistsugust ettevalmistust, sest siin tuleb seda tausta nagu anda nii palju juurde. Sest isegi ütleme, merelaevanduses toimetavad inimesed, ka nendel on nagu raske võib-olla aru saada ja siis võib-olla mu enda mingi perekond ja sõbrad siis on nüüd siin 10 aasta jooksul on vaikselt hakkavad nagu aduma, et mis see nagu täpselt on, et jah, aga muidugi me oleme siin nüüd kerinud nagu põnevust üles, aga kui algusest rääkida, siis merest ja laevandusest olen ma ikka olnud nii kaugel kui vähegi võimalik, et tegelikult nagu Tartu tüdrukuna ja võib-olla ainukene kokkupuude merega tõesti oli see, et emaga käisime ikkagi iga suvi kuskil kas Laulasmaal või Tallinnas alati ja Võsul ja käisin mere ääres, et see oli selline nagu võib-olla suve selline kõrghetk, eks ju, minu jaoks, aga ütleme, see keskkond oli pigem sellise kultuuriga seotud, teatriga, me käisime mööda näituseid, looduses. Tartu on üldse selline ikkagi teistsugune, jälle selline teistsugune linn, eks ju, Eestis selline, võib-olla seal ikka ongi see vaimsuse vaim lehvib teistmoodi ja kui sa seal sündinud ja kasvanud oled ja võib-olla aeg oli ka selline, et siis oli ju, ütleme, minu varase sulle teismeas seal 90ndate alguses oli selline suur tõusmine ja ärkamine, ka vaimses mõttes ju kindlasti ja ma ei tea, kui palju mingid esoteerika maailma teemasid sisse tuli, võib-olla nii palju mitte, aga ütleme kristlik kirik ja siis võib-olla ka igasugused värvilised sektid sinna juurde, sellel ajal, eks ju tekkisid ja et see kõik võib-olla kuidagi hakkas nagu mõjutama, et ja lapsepõlves ka, mis oli nagu hästi põnev ja mida ma nagu praegu niimoodi tagant järgi hakkad vaatama ka hilisemas elus, võib-olla isegi mingi tööga seotud otsuseid või valikuid või käitumisi, et kuidas need juured lähevadki nagu hästi kaugele, kuidas võib-olla mingi alateadlikult mingisugused siis su sõbrad ja mingid teemad on sind kujundanud. Et meil oli nii, et meil oli üks hästi põnev perekond, nemad olid katoliiklased seal Tartus, Karlovas ja 80ndate lõpus ja nii kui ma laps olin, katoliiklus oli ikkagi, tegelikult oli ikkagi veel nagu põlu all ja ta oli võib-olla seal Luteri kirik veel kuidagi, aga see oli kuidagi, katoliiklus oli ikkagi väga välismaaga seotud aga nendel oli, kodus oli altar
ja seal olid kõik pühapildid ja küünlad põlesid ja mingid viirukid ja asjad ja siis ema seal luges palveid seal ladina keeles ja see kõik oli nagu kuidagi hästi müstiline. Ja noh, ja siis sinna juurde veel mingid siuksed jutud, et ma ei tea, KGB vist kuulas nende korterit pealt, noh võib-olla kuulas ka, mis iseenesest võib ka nii olla. Ja siis ma ei tea, võib-olla see oli nagu selline üks taust, et meie kõik siuksed hoovimängud ka olid, minu parim sõbranna oli siukest tüdruk sealt perekonnast ja siis meie mängud olid ka kõik igasugused tondijutud ja me kollitasime tema nooremat õde, et kes mul täna siin 40 aastat hiljem on mul hea sõbranna ja siis ütles, et tal vist nagu päris püsivat mingisugust traumat sellest ei tekkinud, et me igale poole luukeresid joonistasime ja mingid musta käe jutud ja mingid laste ahju ajamise jutud ja mingid vorstivabriku jutud, need olid mingid niisugused linnalegendid sellel ajal. Aga eks tegelikult olid ka metsikud ajad kindlasti, need 90-ndad, et mida sa seal oma lapse kõrvaga kuulsid, et seal panid enda jaoks mingisuguse tondiloo kokku, et kindlasti juhtuski igasuguseid asju ka. Aga jah, võib-olla sellised hoovimängud kivide, lillede, putukatega, et see oli selline meie nagu selline põhiline siukene sellised, meil on nagu sellised mängud olid ja et ei olnud võib-olla seal mingeid autosid või nukusid või ja nüüd kõige põnevam, mille ma alles lõin siin võib-olla paar aastat tagasi oli see, et meie kõige lemmikum mäng sõbrannaga oli laevade ujutamine, mis oli siis seal jälle Tartus Karlovas Õnne ja Tähe nurga peal. Seal oli üks tohutu suur poriloik, et seal me siis ehitasime kividest muule ja arbuusikoortest tegime saared ja siis seal Lindapood oli seal natuke edasi, poe taga olid need penoplastid, mingid elektroonikast või ma ei tea, kalakastidest ümber jäänud ja järgi jäänud ja siis nendest ehitasime siis valgeid laevu ja siis ujutasime seal ja siis kui sõitis auto mööda, siis oli torm merel ja et see oli minu nagu absoluutselt nagu lemmikmäng. Mis on väga loominguline. Ja loomulikult, see loomingulisus on jälle niisugune võib-olla teine asi, eks ju, mis nagu on ka elus kogu aeg kaasas käinud, et joonistamine ja käsitöö ja tegelikult ka kogu kooliaeg ja hiljem ka võib-olla ülikoolis seal mingid kunstiloengud või kuskil midagi loovat oli vaja teha, et kas ma ei tea, pühapäeva koolis maalida mingisuguseid jõulunäidendi dekoratsioone või kujundada kooli sõrmuse kavandit või kellelgi oli sünnipäev, siis need asjad ikkagi nagu tulid nagu minu lauale. Ja mida ma rõõmuga nagu tegin, et jah, vähe ma teadsin, et sealt niimoodi fast forward mingi 25 aastat, et tegelikult need teemad nagu tulevad mul tööellu sisse pärast. Ma korra ikkagi sätin niimoodi, et natuke rohkem igaks juhuks, et Mikker küll varjab nüüd mind natuke rohkem, aga igaks juhuks ma juba better safe than sorry öeldakse. Aga sa mainisid natukene ka siukest esoteerikat ja ütleme see usklik pool või religioone pool ja ma toon see sisse ka sõna holistiline, mis on täna sinu üks tuumik terminitest selle ümber, mida sa teed ja mis teenust osutad, aga mis hetkest sul nagu jõudis võib-olla selline suurem tunnetus või arusaamine, et okei, siin maailmas reaalsuses maatriksis nimetame, kuidas me tahame, siin on võib-olla midagi veel enamat kui lihtsalt see, et sünnin ja siis õpin, töötan ja teen pere, söön ja magan ja siis suren. See, et maailmas on nagu midagi veel või midagi suuremat, ma ei saaks öelda, et see oli midagi, mida ma oleks mingil hetkel nagu avastanud,
või oleks olnud mingisugune hetk, kus ma oleks selle nagu nime andnud, aga see oli lihtsalt minu olemise nagu viis. Ja tegelikult on nagu siiamaani ja üks hästi niisugune huvitav asi, mida ma ka ei olnud nagu üldse või kellega jaganud, jagasin oma poolvennaga siin alles mingi mõni kuu tagasi, üllatus. Ütlesin, et vaata, lastel on selline arengustaadium, see mis mingi 6 aastani, kus nad omistavad elututele asjadele, omistavad ka elusa nagu olendi iseloomuomadused, eks ju, animismiks vist kutsume ja ütleme siis metsarahvad ja siis rohkem loodusega kooskõlas elavad rahvad ja vanasti ka, eks ju, nii kui me ei saanud aru veel nii palju vaata füüsikast ja sellest, et siis, et see on kuidagi loomulik viis, ütleme, maailma enda jaoks lahti mõtestada. Aga sa nagu kasvad sellest välja, eks ole. Aga mina ei ole sellest välja kasvanud. Ei olegi. Mul on siiamaani niimoodi, et võin rääkida näiteks sellise näite täna hommikust, sättisin seal kodus juba nagu hakkas kiire, panin seal mingid riideid ära, on ju, ja nüüd küll kuulaja mõtlevad, ma nagu mingid hullu juttu, et vaatasin, ma olin ühe kampsuni, ma olin pannud kuidagi nagu visanud niimoodi kuidagi nurka. Ja see on ma pidin minema tagasi, ma pidin selle kampsuni panema ilusti kokku ja riiulisse, sest muidu kampsun on kurb. Ja see on mul ka terve elu olnud, et on aias peale vihma, teod on, vaata, kõik teed on nagu aiateed ongi neid tigusid täis ja ikka nagu astud peale ja siis ma mäletan ikkagi, ma ka jumalast või midagi sellist, ei teadnud midagi, aga mingisuguse palve või sellise ma alati lugesin juba väga väikse lapsena, et ma palun nagu andeks kõikide nende tigude eest, kellele ma olen peale astnud ja siis kõikide nende eest igaks juhuks ka, kellele ma tulevikus kogemata peale astun. Ja et ütleme isegi täna näiteks, kui ma näen kaotatud kinnast või mingi tänava peal või on mingi murtud, ma ei tea, lilled, keegi on mingisugused lilled, murtud lilled viskanud ära või niimoodi. Mul pooleks päevaks on nagu tuju läinud. Et ainukene, kuidas ma sellega nagu toime tulen, et ma pean nagu endale mingi loo rääkima, et kuidagi niimoodi, et ma ei tea, selle kindal oligi, tegelikult ta läks nagu seiklema, vaata. Tal oligi kõrini sellest teisest paarilisest ja läkski nagu seiklema, see oligi nagu tegelikult tema valik, et ma vahel mõtlen, et äkki lasteraamatud hakkama kirjutama. Päris huvitav. Ja sellise viisil ma olen lasteraamatude kirjutamine ma arvan, et see toimiks ja ma olen isegi vist oma lapsele mingeid lugenud ka, et on kirjutanud ka sarnased, enda Kivirahk on kirjutanud ju Kaka kevadeni, mis on lihtsalt ilmekas peategelane on kakajunn, et see loomingul ei ole see mõttes nagu piire ja see on nagu hästi lahe minu meelest. Ja selline avatus, ma arvan, ma ei eksi, kui ma seda ütlen, et see sinu, ma ei tea, kas ta on siis ülim ekstreemne samastumine sõltumata eluvormist või siis mateeriast või nimetajast on kindlasti aidanud sul ka, ma arvan, oma tööd võib-olla paremini teha või mingisuguse teise nurgal, mida keegi teine võib-olla ei tee või ei näe. Ma arvan, et on ja see on ka jälle mingi selline asi, millest ma võib-olla ise olen nagu aru saanud, aga elu on nagu näidanud mingisuguste näidete najal, et mul võib-olla kuidagi see nagu aju või aru saamine töötab natukene teistmoodi. Ja üldjuhul on see hea. Et vahel juhtub ka seda, et sinust ei saada aru, et siin tulebki nagu, ütleme, see kogemus ja inimestega töötamisega lihtsalt see tundlikkus ja tunnetus juurde, et sa oskad nagu seda ruumi lugeda ka, on ju, et mul tuli selline, kui mul olin väikesin, meil oli Siiami kass, üks tšappa oli ka äge kass, oli kõik suured koerad, lõi ka andis kere peale seal meil seal Tartus Õnnetänava hoovi peal ja nii, et siis kui me selle kassipoja saime sugulaste juurest, Siiami kass, ja siis tal olid nagu vurrud olid niimoodi ära näritud, nagu siuksed lühikesed vurrud olid ja siis me küsisime, et mis nende vurrudega on nagu, et miks nad siuksed nadid on ja siis see tädi ütles,
et emakass, kui tal on need kassipojad juba suuremad ja nad muutuvad nagu ülitüütuks, siis ta närib nendel kassipoegadel need vurrud ära, sellepärast, et siis nad ei käi tal järel kogu aeg. Nad ei tüüta teda. Et see on kuidagi nagu ei taju, kus see ema nagu on. Et noh, pärast kasvavad nagu tagasi. Aga noh, et vist just siiame kassid nagu teevad seda. Ja siis sellega seoses mul nagu tekkis niisugune nagu seos või analoogiat, et mõned inimesed ikkagi lähevad nagu läbi elu ka niimoodi vurrud ongi ära näritud ja tagasi ei kasva, et see ongi see, et sa paned selle pea, eks ju, sealt kuskilt aia vahelt läbi ja sa ei saa aru, et sa ei saa seda pead enam nagu tagasi tõmmata, on ju. Et ja teistel on nii, et need vurrud ikkagi on pikad ja hästi tundlikud ja hullud kompavad enne ja ma tahaks öelda, et mul on nad pigem nagu pikemad ja pigem tundlikumad. Jah, see on päris huvitav. Ei teadnud seda kasside kohta. Ma tead, see vurrudega nad kombivad seda, kus nad läbi mahuvad. Et kui vurrud vist nagu pihta ei lähe, siis on vist piisavad ruumi või mingi siuke teooria. Just, et siis läheb kehaga läbi. Pea järgi nii-öelda. Et päris huvitav. Mis ma tahtsin seda öelda veel, et just see sama pool, et kui sa sinu see ülim samastumine või tundlikkus elusate ja mitte elusate asjade vastu, mis on siis võib-olla aidanud meid loomingut või oma tööd teha teise nurga, kui keegi teine teeb. Et meil on ju ajaloost küll neid näiteid ja ise ka nagu näinud enda elus seda ja hetki, kus sa tunned, et sa justkui nagu tead midagi, et see töötab või et sinna peaks minema, seda peaks tegema ja isegi kõik muu väline räägib selle vastu, et nii ei tehta, sest et see ei käi nii, olgu see reeglite järgi või kogemusele tuginedes, siis sul ikkagi on selline tunne, et kurat, minul töötab, ma tean, ja lähed ja teed ja töötabki. Ja kui mõtleme ajaloo peale ka, meil on olnud nii palju inimesi, kes on olnud sellised suur mõtlejad, me räägime siin, ma ei tea, Einsteinist alates kuni kelle iganes välja, keda on peetud nagu hulluks ühiskondlikult. Mingil hetkel naeruvääristatud, kuniks siis tuleb see breakthrough või nii-öelda see validaarne näidis, et näed see, mida mina arvasin, et on olemas, te ütlesite, et ma olen hull või segane, see osutus tõeks ja siis on kõigil nagu selline common sense või ühine ja kollektiivne arusaamine, et nüüd ongi niimoodi teistmoodi, et see uus ongi nüüd normaalsus, aga enne oli nagu jaburus. Ehk siis ma arvan lihtsalt, et see on omaette siuke hea isiku omadus, mida omada ja see ei ole ilmselt võib-olla treenitav, võib-olla on ka, aga tundub, et see lihtsalt tuleb kas inimesega kaasa või kas sul on see või sul ei ole seda? No ma arvan ka, ta kindlasti tuleb kaasa ja ma arvan, seda treenida nii-öelda ei saa, aga usaldama tuleb hakata õppima rohkem ja rohkem ja eks inimene ikka käitub nagu oma kogemuse pealt, eks ju, sellelt, mida me teame, see, mis meid on kuidagi nagu elus hoidnud ja mis on nagu toiminud ja mis ei ole toiminud, sellest me hoiame eemal, eks ju. Et nii-öelda nagu tühja koha pealt mingid otsuseid teha ilma, et sul nagu oleks mingit eelnevat kogemust, ongi keeruline. Aga täna ma võin küll öelda, et eks intuitsioon on selle asja nimi või kõhutunne, mis iganes, eks ju, kuidas seda kutsud või sisetunne, et täna ma julgen ikkagi küll täitsa vist 100% seda usaldada. Et ja kuidas öeldakse, et proof is in the pudding on ju, et mul on neid lugusid tegelikult nagu ette näidata, kuidas mingisugused iseenesest nagu väga keerulised olukorrad on lahenenud nagu täiesti nagu imetabastel või sellistel täiesti ootamatutel kastist väljas viisidel. Et nüüd täna see ei ole niivõrd enam võib-olla usaldamine kui juba teadmine. Ja. See on lahe koht, kuhu jõuda. Ise ei ole veel sinna lõpuni jõudnud. Ikkagi vahel tekivad sisse need kohad, kus ei suuda. Mõistus saab aru, et peab usaldama. Aga lihtsalt ei suuda ja siis hakkab tekkima see muu teine pool, see jada-vada, mis räägib, kuidas kõik saab halvasti minna ja mis juhtub ja siis peab ennast kaitsma ja siis peab riske maandama ja nii edasi. Ja see on nagu see multikas oli, et see oli see multikas, kus oli papagoi, kes ei julgenud lennata, on ju niimoodi, et aga äkki õnnestub, on ju. Äkki õnnestu, eks ju. Ei kui sul on ikka mingi uus eluetapp ja mingid uued teemad, siis
no kas mul endal pärast hiljem räägin, eks selle ettevõtte käima tõmbamisega ja noh, mõnikord see uskumine on ka täiskohaga töö. Et see lihtsalt nii on, et see on protsessi osa, et see mingisugune tohutu flow ja kuskil pilvedes ja kulgemine, et noh, ma ütlen, ma olen küll väga nagu vaimne inimene, olen nagu nii-öelda spirituaalne inimene, aga mul on ka nagu väga 2 jalga maa peal. Et selles mõttes, et see tasakaal, ma leian, peab nagu olema, et jah, muidu läheb ka nagu lappama. Ma olen nõus, ma olen endal ka tundub selle tasakaal leidnud, aga ma olen, kohe lähme selle sinu teekonna alguse juurde ka, aga ma olen mõtestanud seda paari oma sõbraga ja nii enda vanuste kui ka endast nooremate kui ka vanematega ja oleme nagu jõudnud ühisse kohta, kus on see, et me igaüks enda elus justkui nagu 2 suuska, üks on see vaimsus, siuke eksistentsiaalsem pool, eneseteostus ja eneseareng ja teine on siis see materiaalsem pool, kus me elame siis seda maailma füüsilist ruumi, et teeme karjääri ja toimetame ettevõtlus ja nõusid ja sõidame autoga. Just see pool on. Et siis ongi, et aga me teeme selle valiku elus alateadlikult või siis mõni teeb seda väga teadlikult juba noorest east alates, et kumbas suuska me ettepoole lükkame alguses. Me ei tee kunagi paralleelselt alati mõlemad võrdselt, vaid üks läheb ees ära ja siis hakatakse teist järgi kompenseerima. Või tasakaalu tooma. Ja tihtipeale ongi see, et noored täna on siis see poole, kus et kas sa nagu noorena lähed äriteed ja jõuad sinna 50-60 juurde, kus tunned, et kurat, midagi on nagu puudu. Mis hakkad tegema seda vaimsema poolt ja siis hakkad tulevad need teine suusk läheb mapsee nagu eest ära. Ja siis on see teine pool, kes võib-olla tegelevad hästi tugevad juba noorena hästi selle vaimsuse, spirituaalsuse, sellised enda eksistentsiaalsema poolega. Mina olen see pool ja siis see äriline raha pool, materiaalne maailma pean siin maailmas ka kuidagi hakkama saama. Tuleb nagu 20. lõpus, 30. alles keskel. See on siis reaalsus, et ma ei saa olla ainult selle teadmisega, et aga äkki ma olen maaväline olend ja ma tegelikult lähen siit lõpuks ära ja lähen kuskil mujal, aga ma olen praegu siin ja nüüd. Et mis ma nüüd teen? Okei, ma pean siin ka hakkama saama. Et see on selline huvitav koht, kus me hakkame kumba nagu tasakaalustama nüüd. Et lõpuks ikkagi on see, lõpuks me jõuame ikka sinna kohta, et on vaja mõne mõttes seda, mul ei meeldi sõna tasakaal, aga et on vaja mõlemat. Aga üks neist on ilmselgelt dominantsem pool, mis on sinul endale siis tõenäoliselt oma omasem. Täiesti nõus. Hästi huvitav, et seda jagasid just praegu, sest et ma just tahtsingi järgmisena tegelikult rääkida, et kuidagi oligi loomulik, kuna ma selle oma sõbranna perega suhtlesin, kes seal kirikus toimetasid, et siis ma ikkagi ka liitusin katoliku kirikuga. Et ma olin 12, kui mind ristiti ja sealt mõni aasta edasi kaleeritati või konfirmatsioon siis nagu katoliku kirikus, et meil tegelikult ei olnud üldse usklik perekond niimoodi, et vanaema oli muidugi sellest ajast, et siis nagu nii inimesed leeritati ja ristiti ja laulatati ja ema mul oli ristitud, aga mitte mingisugust sellist nagu mingi kristlikke teemasid meil on kodus kindlasti ei olnud, et sealt see mõjutus tuli ja see oli minu enda otsus, ma olin 12-aastane ja see oli lihtsalt ei mingit survet, vaid oli selline tunne, et nüüd on vaja teha ja edasi enam minna nagu ei saa. Ja sellega seoses see oli siis mingi, ma ei tea, 93. aastal kuskil niimoodi ja sellega seoses muidugi tekkis ka selline teistsugune seltskond siis mulle niimoodi sõprade näol seal, kirik oli hästi popp sellel ajal on ju, ja hästi palju oli siis ka tudengeid seal, eks tudengid ikka alati on kuidagi siukse avatuma meelega on ju võib-olla, ja siis ootamatult mul tegelikult oligi suhtlusringkond põhimõtteliselt minust 10 aastat vanemad nagu ülikooli tudengid ja kes seal õppisid ma ei tea, romaanikeeli või filosoofiat või ideoloogiat ja ma olen ikkagi päris tegev seal katoliku kiriku juures Tartus, et kuni selleni välja, et ma olin pühapäeva kooli õpetaja ja andsin vene keeles tunde Poola ehitajate lastele. Nagu hallo on ju, päris huvitav on ju. Ja sealt tulid esimesed välispreestrid ja
muidugi need jutud ja asjad, mis seal olid, noh, need kindlasti kujundasid mind hästi palju, et tegelikult no seda on öelnud noh, kõik ka mul ema, et ma tegelikult niisugune nagu teismeline ei olnudki. Et ma olin nagu laps ja siis ma olingi nagu täiskasvanu. Vara täiskasvanu. Jah, et mitte niisugune väike vana inimene, vaid kuidagi niisugune kuidagi aru tuli nagu selles mõttes nagu või mõtlemisvõime nagu tuli võib-olla kiiremini kui tavaliselt selles mõttes, et juba tõesti jah, 4-15 aastat, ma olin vist 15 või 14, ma käisin rahvusvahelisel noorsootöö sümpoosiumil kuskil Saksamaal mingite teiste Eesti mingi noorsootöö tipptegijatega, siis kui ma olin juba poolel teel bussis kuskil Poolas, nad said aru, et ma olen alaealine, tegelikult peaks tohtinud kaasa tulla, on ju, noh, mingid niisugused teemad, aga noh, ma olen kindlasti just tänulik sellele, et see on nagu seda maailmapilti nagu avardanud. Ja noh, muidugi sinna kiriku juurde ka ju tuli noh, välismaalasi tuli, et sealt hakkas ka mingi noh, keeleõppe, ütleme niimoodi, et ma ikkagi sain kuskil 14-aastaselt ikkagi inglise keele endale põhimõtteliselt nagu suhu tegelikult. Et mu kodus või seal koolis ei olnudki nii andekas võib-olla selle keelega, ma ikka jamasin nende inglise keele aegadega ikka üks jagu, aga kui sa ikka oma sõpradega suhelda ei saa, siis on probleem. Siis on probleem, siis võtad 2000 sõnakaardi kätte, suvel õpid need pähe ja siis tuli grammatikaga järgi, et noh, et seal oli nagu palju positiivseid asju, mis sealt nagu tuli sealt sellest kirikuringkonnast. Ja noh, palju inimesi, kellega me noh, tänase päeva oleme nagu head sõbrad ka. Et see võib-olla viis nagu natuke ka sellest Eesti nagu sellest noh, heas, halvas, reaalses mõttes konnatiigist ka natuke välja. Aga nüüd sellest vastandumisest, sa rääkisid 2 suusast, on ju. Et selles ajas oli ka kindlasti see nii-öelda see kahe suuna või kahe suusa teema sees, sellepärast, et noh, nagu Tartu oligi niisugune nagu vaimsuse kants ja selline, noh, ma ei tea, siis hariduse ja kultuuri selline ja noh, nagu Tallinnaga ikkagi seostati sellist, noh, kõik ajavad raha taga ja seal suhteliselt tühjad inimesed ja noh, mind tegelikult töö ja armastus viis nagu kohe keskkooli lõpus viis Tallinnasse. Et ma läksin Mehele ja siis oligi, et ma käisin täiskohaga päevases õppes Tartu Ülikoolis teoloogiat õppisin ja käisin täiskohaga Tallinnas Katariina käigus Koppel ja Keerdo klaasikojas tööl. Ja niimoodi läks 6 aastat. Et ma olen just selle peale nagu mõelnud, et noh, tänapäeval... Kahe linna vahel niimoodi? Kahe linna vahel, jah. Sõitsin põhimõtteliselt iga nädal. Nii et noh, vabu päevi noh, tegelikult ei olnud, sest need päevad, kui ma olin koolis ja ülejäänud päevad ma olin nagu tööl. Et ma mõtlen just, et tänapäeval võib-olla nooremad inimesed ja niimoodi võib-olla oleks nagu päris suur katsumus selles mõttes, et nii sai edasi-tagasi sõidetud ja noh, siis hästi nagu hakkasid võib-olla mingisugused need just nagu see Tallinna ja Tartu nagu need kogemused nagu kui ta hakkasid nagu mängima või noh, et ma sain nagu aru, need nagu ei vastandugi. Et võib-olla seal see Tartu Ülikooli seltskond seal mingil hetkel minuna kõht, et ikkagi möödusid sellistes suitsustes keldrites igaveste üliõpilastega, eks ju, et noh, kes oma seal venninud kampsunis kirusid riiki ja riigi korda ja noh, ja siis noh, katsusid kellegi käest, eks ju, selle 6. õlleraha nagu laenata, eks ju. Et see oli nagu see üks selline reaalsus on ju ja või noh, nälgiva kunstniku selline imidž, eks ju, et kui sa ikkagi tahad midagi luua või vähe nagu sügavam inimene oled, siis et see raha nagu kuidagi ei ole oluline, eks ju. Aga noh, näiteks seal Tallinnas, seal Katariina käigus, eks ju, see oli ka just sealt mõned aastad enne oli ju käima läinud ja seal oli ju turiste ja asju ja osteti ja seal oli see, et noh, et ei pea olema nälgiv kunstnik, on ju. Et ei pea ka olema noh, need inimesed, kellega ma seal hakkasin suhtlema, eks ole, et on noh, väga sügavad ja vaimsed ja edukad ka sinna juurde.
et võib-olla see, seal nagu minu jaoks hakkas just see, et üks maailm ei pea nagu teist välistama. Ja see on võib-olla sellise, see on võib-olla mingi selline nagu põhimõte, mis on tegelikult võib-olla elus on nagu saatnud ja lõpuks ka täna minu sellesse töösse tulnud kaasa, et see nagu selle kahe võib-olla niimoodi eelarvamuslikult eraldatud maailma tegelikult ühendamine, et kui sa nagu viitsid natukene süübida, siis need suusad võivad paralleelselt minna.